minu vlogmassi 4. päev. Ja täna käisin jälle siis jõuksis, et ma üritan käia nädalas 3 korda. Täna oli mul kätepäev, ma veel natukene vässu, sest ma lükkasin täna öösel paar korda üles, kuna Leo tegi mingeid imelikke hääli ja siis oli nagu, et mida? Et mis asi nüüd on, aga ta ei ärganud nagu üles, ta lihtsalt, ma ei tea, tegi mingeid hääli läbi une ja see oli nagu, ma ei ole varem kuulnud niimoodi. Ja hommikul kohe esimese asjana ma tegin tegelikult talle chia-semne pudingu, panin külmkappi, et siis kui ta ärkab, et siis ma annan talle seda chia-semne pudingut, et tegingi niimoodi, et panin mingi metsmarja ja jogurtit ja siis natukene piima, et oleks selline vedelam, see vedeliku osa. Ja siis panin chia-semneid sisse. Endale ma ei tea, mis ma teen ausalt öeldes. Hommikusöökidega murst alati see, et ma ei tea kunagi väga mida teha, sest nagu ma ei taha väga palju hommikuti süüa, aga midagi ikka tahaks. Ja siis mul ongi tavaks saanud see, et ma sööngi hommikuti mingi 2 võikut ja ongi kõik, et järgmine söögikord tegelikult peaks oma lõunal. Iga kord ei ole lõunal, tavaliselt on õhtul siis selline suurem söögikord. Et lõunal ma ka tavaliselt ei ole söönud väga midagi, et ma tean, et see on halb, peaks nagu tegelikult sööma, aga iga kord ei ole, ma ei tea, kas aega, et teha, viitsimist, et teha või nagu ei olegi isu millegi järgi väga. Aga selles mõttes, et täna on hea supp on olemas, mis eilsest sai tehtud, et seda on nii palju, et ma arvan, seda jätkub. Tänaseks õhtusöögis ka, või tegelikult õhtusöögi osa ma ei tea, kas õhtusöögis päris jätkub, aga lõunaks kindlasti. Ja Leole ka meeldis eile see supp, nii et siis on talle ka söök olemas. Teeme siis endale munaputru ja siis teen magneesiumi veega, sest seda ikka läheb vaja. No nii, see siis saigi minu hommikusöök selline. Panin siia rohelist sibulat peale ja siis on ühe võiku veel. Mulle täiega meeldib see viimasel ajal. Ainult seda topin kogu aeg leiva peale. No nii, küll on juba 9:30 ja Leo ikka veel magab, ta pole ärganud ise. Siis mõtlesin, et ma ei hakka teda nagu äratama ka. Las ta siis äkki ongi vaja magada, sest ta öösel mingi häälitses, äkki ta siis ei maganud öösel nii hästi täna. Ja mõtlesin ma siis, ma ei tea, loen natukene ja kui ta annan lõunatoidu, et siis koristan. Et ma praegu hommikul kohe ei viitsi koristada, ausalt öeldes. Ei, ma ei tea. Imelik on lausa, kui laps nii kaua nagu hommikul magab. Pole harjunud sellise asjaga. No nii, 4. vlogmassi päev ja ütleme niimoodi, et see on nagu midagi, et midagi nagu oleks, aga samas ka ei ja siin on lihtsalt liiga vahune vaht. Nii et eks ma harjutan veel siis. Mul jõudis nüüd nii, et panen nüüd asjad ära. Et mis ma tellisin siin. Rikkad, pantlipallid, järgned, porgandid. Porgand, nanda, majonees. See on Reaex. Vaatame, kas siin saame lahti selle niimoodi ühe käega. Õnneks need on tänapäeval juba lihtsamini lahti tehtavad. Mis siin on, Leo? Mis siin on? Šokid on siin. Jah, šokid. Vaata selle võtame. Näed, multivitamiin kummikarud. Nii.
Need on püksid. Siin on see on see teine asi. Vaata, brauniigu. Tegime siit korda, siit sai tolm ära võetud, siis sai veel tehtud selle niiskelapiga ja ma panin nagu enam-vähem niimoodi nad tagasi, et kasutuse järgi, et mida me kõige rohkem kasutame siis, et saaks kohe kätte. Siis ratta paigutasin sinna, siia panin ainult kotid kõik ja diskikotid ka ja siis siia ma tahan tegelikult neid selliseid kastikesi, ma pean muutma muidugi enne, et ma saaksin siia panna midagi. Siis siin on munakarbid ja koored, need lähevad maale kanadele ja siin on klaas ja mingid sellised nagu klaaspakendid ja siis ma pean nendele mingid kaaned leidma või vaatama, kuhu ma panen need. Ja noh, siin ei olegi väga midagi suurt teha, sest see ongi lihtsalt joped. Et ma ütleks, et päris norm näeb juba välja ja siia ma tahaks, ma arvan, mingit kaunistustekki panna, kui saab. Aga kui ei saa, siis ei ole ka midagi. Need kotid veel ära ja siis on kõik. Teeme taste-testi. See mingi brauni küpsis või midagi sellist. Täiesti piks, ma ei saa lahtigi seda. See ongi mingi brauni jupikene lihtsalt siis vist. No mingi selline näeb välja, mitte kõige isu äratavam, ütleks niimoodi. Ütleks niimoodi, et no nagu ikka need proteiini asjad. Et mitte kõige maitsvam, aga no sital ajal käib ka. No nii, panin juba suppi siin tead soojanema, et teeb endale supi soojaks. Mul juuksed on jälle, no nendel ei ole isegi mõtet midagi kogu aeg teha, sest see on lihtsalt kohutav. Need on need beebijuuksed, mis mul nüüd peale seda imetamist ja seda sünnitus ja seda kõike teekonda on nüüd tulnud. Et see on nagu, kas kellegi palun oleks kuidas nagu neid kuidagi panna niimoodi, et nad ei oleks kogu aeg sellised, nagu nad praegu on. Sest see on lihtsalt, mulle üldse ei meeldi, et see on nii kettasse. Mul on see peavõru ja kui ma selle panen, siis ma näitan, nagu see on mul olnud ka täna peas juba. Aga see ongi niimoodi, et siis on need halali seal taga. Okei, see kõige hullem nagu ei ole, aga see ei ole ka kõige parem. Ja pealegi see kuidagi on mu peajooks vist natukene liiga väike, et mul hakkab pea valutama. Nii et ma ei saa seda olla põhimõtteliselt. Mul on reaalselt dilemma. Ja no, te näete ise ka, et nagu, ma olen nagu reaalselt crazy. Aga ma koristasin siit alt ka. Ma sattusin mingi reaalselt tuhinasse. Et okei, see tolmuime tuleb tühjaks teha ja ära panta. Aga muidu ütleks niimoodi, et päris korras on kõik, et tõmbasin isegi tolmuimejaga diivani peal kõik ära, tegin laua puhtaks, siis seal olid nurgas need mingid joogavärgid, need viisin ka ära, siis panime Leoga koos kõik. Ma tegingi tegelikult kõike Leoga koos, imekombel sain hakkama. Siis siit pani natukene asju, neid tuleb paremini muidugi panna ja võib-olla ma ostan mingi kastikese, et saab kõik sinna nurka põhiliselt panna, et ei oleks sellist segasuma suvilat seal.
ja siis panin praegu Pallimere siia. Tegelikult tahaks selle viia välja ära ja selle asja, mis seal seest on, siis saab selle kastiga midagi muud teha. See tuleb ka kuidagi ära panna ja no üldse need tooli pealt asjad ära minema siit ja see Pallimeri siis sinna nurga poole, et ta ei oleks siin niimoodi, et põhimõtteliselt ei saa istuda. Siin tegelikult saab istuda, aga siia jääb ikkagi ette, et sa ei saa siit mööda ja niimoodi. Aga muidu ütleks niimoodi, et päris kena meil siin juba ongi puudu jõulukaunistused. Et okei, see väike mingi Jülja on mul seal jõulukaunistus, aga ma tahaks see lambipiir tuleb ära vahetada, tahaks sinna lampide peale midagi panna, siis selle reilingu peale või mis iganes see on. Siin tahaks mingi mis iganes. Ja siis tahaks jõulutähe panna sinna akna peale või aknalaua peale näiteks, ma ei tea, et oleks nagu jõuluvaibisem. Ja siis tegelikult meil on seal üleval siinsamas nagu on mingi LED-paar, äkki panna nagu see ühendada ära ja panna. Kohe proovime. Okei, praegu on mingi selline, ma tahaks tegelikult seda ära puuta, seda värvi. Ma vaatan, kas ma saan kuidagi, aga see toob natukene mingi jõululiku vaibi juurde, sest see nagu punane. Aga veits nagu mingi bordell, aga no jah. Sai täna Rimi sellest pakist sellise kingituse kaasa. See peaks olema siis mingi mango liitsi tee. Ma arvan, eelmine aasta samamoodi. Okei. Siin on nagu rohkem mingeid erinevaid. Okei, see samamoodi oli see pakikene, mis eelmine kord. Samad tee variandid ka enam-vähem. Mulle täiega meeldib see tee. Ja seda ma pole proovinud. Ja teisi ma olen kõiki proovinud. Nagu see bränd on tegelikult väga hea, mulle meeldib see bränd. Siin on mul jälle erinevaid sorte, mida juua. Ja ma arvan, et ma täna joon ka ühe äkki selle detox mingi. Kuigi see ei tundu kõige maitsvam, sest siin on juba peal mingid võililled ja herbs, erinevad mingid. Aga no, äkki võtan selle hoopis, ma võtan selle. Jep, ma tahan juba seda juua. Tegelikult ma tahan ka seda juba juua. Aga need mustad teed, need ma jätan pigem hommikuseks joogiks, sest need on vist criminal offensive side eye. Must on mustast tees kofeiin. Aga ma peaksin endale tegelikult ostma mingi sellise tee, sest must on need on nii head teed. Soovitan soojalt. Eriti seda, minu arust on see kõige parem. Ma vist full segaseks olen läinud. Pesin juba lagesi. Nüüd paneb Leo diskoteekat meil ka veel. Jehu. Leo läks jalanõusi laiali loopima. Ma hakkan siis nüüd õhtusööki tegema, selles mõttes, et suppi on ka veel, nii et keegi saab veel suppi, kui tahab. Aga mõtlesin, ma teen sellise voki, et nende nuudritega. Sain need sealt Lidlist ja eelmine kord need olid päris head. Need ei maksnud ka väga palju, nii et teeme nendega. Võtan need, võtan natukene, panen sinna soja, panen sinna natukene šruume, rohelist sibulat, punast sibulat ja küüslauku ja siis eilsest tervest kanast võtsin filee ära ja siis nüüd mõtlesin, et ma siis teen selle täna. Vaata, mis nendest kõikidest siis välja tuleb. Neid ma kõike ei pane, ma arvan, et seda ma ka kõike ei pane. Ka ei pane kõike, selle panen kõik ära, selle panen kõik ära. Nii, panin siia sibula ja siis nüüd panen küüslauku, aga ma ei saa ühe käega seda teha. Nii, siin on nüüd siis seened ja kana on sees, ma praen nüüd need läbi ja kui need on
nagu küpsenud, siis lisan need nuudlikesed. Nii, mul käib tagatoos oli jõulufilm, aga see sai nüüd valmis. Panin siis nii nuudlid, panin sweet chilid, panin soja ja siis need rohelise sibula. Ja siis selline ta sai. Näeb päris isurutav välja ja lõhnab ka väga hästi. No nii, Leo läks tuttu ja mina tundsin küpsise tainast. Nii, ma panen selle nüüd külmkappi ja siis homme küpsetab. Lõpetan nüüd selle vlogi siin ära. Ja loodan, et teile meeldis see tänane päev, kuigi tänane päev oli suht sarnane eilse päevaga. Aga no vahepeal ongi sellised kodused koristamispäevad ja midagi pole teha. Aga kohtume siis juba õige pea homme uues vlogis. Pange like, pange subscribe. Ciao!